Ja tere, mina olen Uku ja siin selles juhendis vaatame läbi, et kuidas WordPressi veebis setitakse menüüpunkte. Kõigepealt siis enamikel WordPressi veebidel on menüü ja siin on see näha siis üleval siin. See on siis peamenüü, nimetataksegi peamenüüks ja siis on siin all ja aluses 2 menüüd. Siin selles konkreetses aluses võiks olla ka rohkem menüüsid, aga siin on hetkel näha 2 menüüd. Ja need on siis kõik menüüd. Nimetatakse menüüks inglise keeles menu. Ja menüüd saab kuvada täpselt sinna, kuhu nad on määratud. Näiteks see menüü on täpselt siia määratud ja see menüü on siia määratud ja peamenüü on määratud peamenüü kohale. Aga näiteks saab ka peamenüüd määrata siia jalusesse. Nüüd menüüde mõte on see, et kui sa ühe korra selle menüü paika paned, siis ta on läbivalt lehel paigas. Igal pool on täpselt samamoodi, samas järjekorras kuvatakse täpselt ühte ja sama moodi. Ja siin samamoodi on täpselt ühe ja samasugune menüü. Kuigi tegemist on selle veebi teise lehega, siis see on nagu läbivalt sama. Ja samas järjekorras tulevad samasugused lingid. Nii et selle menüü eelis ongi see, et kui sul on näiteks suur WordPressi veebileht ja sul on peamenüü, siis sa ühest kohast muudad peamenüü ära, kohe seda ka vaatame. Ja läbivalt kogu saidil on kõik lingid siis täpselt nii, nagu sa sättisid, täpselt sellised lingid ja täpselt sellises järjekorras. Menüü tegemisel vaatame hästi põgusalt läbi, et kuidas siis menüüd teha. Kõigepealt vaatame, kust sinna menüü juurde saab siis. Kõigepealt siin, kui sa oled nagu veebilehel, aga oled sisse loginud, siis siit vasakult ülevalt saab valida siis oma selle saidi nime alt, saab valida menus või siis kui on eestikeelne, siis menüüd. Ja siin kõvatakse praegult siis footer 4 menüüd, aga me tahame main menüüd vaadata. Nii. Oletame nüüd, et me tahame selle main menüü ehk siis peamenüü tahame teha ümber. Ja selle jaoks ei ole vaja seda ümber teha, lasta siin olla, aga me loome uue menüü. Ja siin on link create a new menu, eesti keeles siis loo uus menüü, klikkame siia peale. Ja menüü name paneme uus peamenüü ja create menu. Nii. Ja nüüd me saame siia valida linke. Me saame siia valida siis kõigepealt erinevaid lehti, mis kõik selles veebis on. Näiteks about ja klikkame, siis teeme linnukese about ette ja klikkame add to menu. Ja vahe ilmub see siis menüüsse, näiteks postitused, siin on mingi üks postitus, klikkame ja saamegi ta menüüsse custom links. Siis on näiteks https, panen ühe oma lingi, helipank.ee ja lingi see sõna, mille peale klikata on siis helipank. Nii, add menu, ehk siis saab valida ka muideks kategooriaid ja travel, näed, siit saab panna ühte kategooriat, pärast vaatame siis, mida see teeb. Nii, ja nüüd me lõime siis menüü ja klikkame save menu. Nii, ja nüüd praegusel hetkel seda menüüd siis mitte kusagil nagu näha ei ole. Siin on endiselt see sama menüü ja jaluses ka ühtegi selliseid linke nagu näha ei ole. Lähme nüüd uuesti siis menüüsse ja paneme selle näiteks peamenüüks. Meil on see sama menüü valitud, õige menüü on valitud ja klikkame siin primary menu. Kui selles veebis on märgitud menüü võimaldamise kohaks ka teised nii-öelda võimalikud asukohad, siis need üldiselt võidakse kuvada siia alla. Aga praegu me panime primary menüü, ehk siis asendame peamenüü selle menüüga, mis ma lõin, mis ma praegu tegin. Ja save menüü klikkasime ja vaatame ja ongi ilus menüü, vaatame, kuidas see postitus välja näeb. Siin on selline postitus, about leht. On siis selline, helipank on siis minu väline link, mis viib minu helipanka ja travel on siis kategooria,
mis kuvab siis korraga nagu mitut postitust. Ehk siis see on postituste kategooria, siin on öeldud ka kategoorii travel. Nii, aga nüüd me näiteks vaatame, et see ikka siia peamenüü kohale ei sobi. Lähme siis uuesti siit selle lingi peale, veebisaidi nime peale. Avareb menüü ja siit valime menüüs. Muideks siit saab samamoodi ka siis samasse kohta menüü saab vaadata siis appearance ja ma ei tea, kuidas eesti keeles on ja menüüs. See on alati enam-vähem samas kohas. Ja võtame siit selle linnukese ära ja paneme siis peamenüüks, valime main, nii, nüüd mul on see peamenüü valitud ja paneme, et tema on primary menu, klikkame save menu ja vaatame järgi, kas siis muutus. Jah, tõepoolest muutus. Ja nüüd oletame korraks, et me tahame selle menüü neid linke järjestada ümber. Me tahame teistmoodi reastada. Vaatame, kuidas see võiks käia. Läheme siis menüüsse ja see käib väga lihtsalt. Võtad lingist kinni ja lihtsalt lohistad teise kohta. Muideks, kui sa lohistad ta niimoodi, siis saab temast nagu alammenüü. Ja see on siis, et kui lähed hiirega üle, siis seda näidatakse, muidu seda ei näidata. Näiteks siin tekkis näete siukene home ja siuke noolekene tekkis siia, siin service, see on nüüd siin, aga meile see ei meeldi praegult. Ja me tahame seda panna jälle niimoodi siia peamenüüsse. Nii, nüüd me tahame seda about lehte, näiteks blogi tahame kohe algusesse saada. Peaaegu algusesse peale home linki, tahame blogi linki saada. Nii, lohistasin ümber, klikkan save menu ja vaatame, kuidas see välja näeb. Ja näe home, blog, services, about, portfolio, kontakt. Nii, aga nüüd proovime teha seda, et tegelikult siin all ma saan aru, et peaks olema veel üks tulp. Ja tegelikult ma ju lõin ühe menüü, vaatame, kas me saame selle minu loodud menüü siia jalusesse panna. Ja selle jaoks tuleb minna widgetitesse, sest tavaliselt enamikes teemades widgetid on siis moodulid vist, jah, eesti keeles, kellel on eestikeelne. Määratud nii-öelda widgetite kohad on ära määratud ja siin on siis footer 1, footer 2, footer 3, footer 4, footer 1 on siis logo ja vaatame korra, kuidas see footer 1 see logo välja näeb. Ehk siis widgetid on sellised asjad, mis võimaldavad igasugust informatsiooni näidata läbivalt lehel, kus siis see widgeti koht on määratud ja siin on siis see on siis logo. Nüüd footer 2 on navigation menu, no preview available. Huvitav. Ja footer 3 on location, services, portfolio, about. Nii, jah, see on siis 3, jah. Ja footer 2 oli meil tühi, järelikult see menüü, seda menüüd ei ole olemas. Ja kustutame selle menüü ära. Ja paneme siia asemele menu ja navigation menu ja valime siit menüü, uus peamenüü. Nii. Ja update, vaatame, kas footer 2 kohale tuleb siis uus menüü. Ma võime siit ka minna. Ei tulnud. Ahaa, siin peab panema refresh. Nii, ja tuligi uus menüü niimoodi, et menüüsid saab kuvada ka sinna, kus on nagu moodulid ehk widgetid. Seega, kui me nüüd siin ühes selles menüüs midagi muudaksime, siis need järjestused muutuvad, lingid muutuvad täpselt nii, nagu me muutsime ja menüü on alati läbivalt kogu saidil täpselt ühesugune. Selline oli siis tänane lühike juhend. Ma loodan, et sa õppisid siit midagi, ma loodan, et ma sain sulle olla kasulik ja kohtume sinuga jälle järgmistes juhendites. Tšau!